Muuseumiharidus on väga hea viis, kuidas noortele erinevaid asju õpetada, et vaheldust koolitundidele. Vahepeal on sellised aktiivsed tegevused, et noored isegi ei saa aru, et nad samal ajal ka õpivad ja oma silmaringi laiendavad. Mõtlesime, et sport ju on selline justkui ühine keel, mis inimesi omavahel ühendab. Vahepeal ei olegi sõnu vaja kasutada. Alustasime sellest, et kutsusime gruppe enda juurde muuseumisse, kus siis on klassides palju teise emakeelega õpilasi või rahvusvahelised klassid. Siis otsustasime ka sellise väikse näituse teha, mida saavad koolid ja haridusasutused laenutada. Selle nimi ongi sport kui ühine keel. Aga siis ka lastelaagreid. Laagrites võib-olla meile endale on väga meelde jäänud need hetked, kui me oleme kõrvalt näinud, kuidas lapsed omavahel kontakte jagavad, et siis me oleme tundnud, et meie see eesmärk on täidetud. Jah, lapsed ikka ütlevad pärast laagrit väga ilusti, vanemad samamoodi. Lastega me oleme näinud näiteks, kuidas võib-olla alguses tundub, et need lapsed väga ei taha meie juures olla, et vanemad on sundinud, aga et laagri lõpuks me ikkagi näeme, et neile väga-väga meeldis ja sellist tänulikkust oleme näinud just ka vanemate poolt, et see on kindlasti, mis meid paneb kogu aeg edasi seda tegema. Oleme ka näinud lapsi, kes alguses on väga häbelikud, aga võib-olla just mingisuguse spordialaga nemad siis avanevad ja neist tuleb selline hoopis teine külg välja ja samamoodi mõned lapsed tulevad juba koos sõbraga, aga mõned tulevad täitsa üksi ja kui on näha, et seda üksikut last ka ikkagi enda kampa kutsutakse, et kedagi ei jäeta üksinda, et siis need on sellised erilised hetked olnud. Üks asi just eriti laagrite juures, mis on meile väga oluline, on noorte usalduse võitmine, et isegi kui me ei räägi sama keelt, siis et nad julgeksid tulla meiega rääkima, et küll me siis vahepeal kasutame Google Translate'i ja kehakeelt kasutame, aga et nad ikkagi julgeksid meie juurde tulla ja et see oleks neile turvaline keskkond, kus nad ennast hästi tunneksid. Ja laagrite lõpus me vahepeal oleme neilt küsinud, et mis neile kõige rohkem meeldis või meelde on jäänud ja et nad siis seda joonistaksid. Ja siis üks laps joonistas siis minu. Nii et siis oli ka selline tunne, et selline soe tunne, et ju siis mingi usaldus tekkis ja selline tore selline sõprus.